Tere kõigile, ma olen Kristiina Binkivskaja. Ma töötan Haridusametis noorsootöö osakonnas ja olen mobiilne noorsootöötaja. Ja noorsootöö valdkonnas ma töötasin suvelaagrites, linnalaagrites, koordineerisin neid ka ja tegelikult käisin erinevates projektidest ja ise kirjutasin projekte ja nagu nii ongi. Ja tegelikult kõige rohkem ja kauem ma töötangi mobiilse noorsootöötajana. Mobiilne noorsootöö kõigepealt on ennetustöö ja mille kaudu me teeme usaldusliku kontakti noortega ja motiveerime neid, suuname neid ja vastame küsimustele ükskõik, kuidas me saame aidata, me aitame noori. Ja tegelikult meie peamiseks sihtrühmaks on noored vanuses 11–19 aastat ja me kasutame 5 töömeetodit. Üks nendest on tänavatöö. Tänavatöö, see on päriselt, me käime tänaval paarides, meil on töövorm ja otsime noori, teeme nendega kontakti ja see võivad olla vananoored, uued noored ja siis me käime ükskõik kus. See võib olla parkides, see võib olla üldse tänaval, kaubanduskeskustes, ma ei tea, bussipeatusel, ükskõik, kus on noored, sest see on meie põhi nagu töö, käia tänaval ja luua kontakti. Ja siis tegelikult juhtuvad erinevaid asju ja paarides me käime seepärast, et see on kõigepealt turvalisuse pärast ja toetame üksteist. Siis teine asi, me teeme individuaaltööd, et kui noor tuleb meie juurde, ükskõik kuhu, see võib toimuda ka tänaval, see võib toimuda meil kontoris, aga individuaaltöö raames me nagu nõustame noort eraldi ja vastame küsimustele. See võib olla tegelikult vaimse tervise probleemi küsimus, tal on vaja mingi abi, see võib olla isegi töö, nad otsivad tööd, kuidas CV-d koostada. Sellega me ka aitame. Tegelikult mina praegu aitan ühe noorele uurimistööd kirjutada, mis on ka minu eesmärk ja minu töö ja siis põhimõtteliselt nii palju ma aitan, et ta saab lõpetada kooli. See on ka väga oluline. Veel üks meetod, mida me kasutame, see on grupitööd. Me töötame koolides ja grupitöö eesmärk on sotsiaalsete oskuste arendamine. Ja põhimõtteliselt seal on noored vanuses 13–14 aastat ja me kasutame kõik mitteformaalsed meetodid, ehk siis me võime nendega mängida, kuskil käia ja läbi analüüsi toimubki see õppimine. Veel üks oluline suund on kogukonnatöö. Siin me korraldame üritused noorte jaoks, koos nendega, lihtsalt nende jaoks ja siis noored osalevad ja absoluutselt kõik, mis me teeme, noorte jaoks on tasuta. Mõnikord noored, kui nad kuulevad sellest, et midagi nende jaoks on tasuta, nad väga üllatavad, sest kuidas nii võiks olla, aga nii see on. Ja näiteks see võivad olla erinevad trennid, meil toimus tennisetrenn, noored käisid matkamas ja siis põhimõtteliselt see on ka meie üks suur osa töös. Aga meil on ka võrgustikutöö ja võrgustik on meie töös on väga oluline, sest me töötame lastekaitsega, politseiga ja siis noortekeskustega ja see ongi see, me aitame üksteistele ja nii see toimubki. Mina valisin mobiilset noorsootööd tegelikult võib-olla juhuslikult. Ma teadsin, mis see on ja kuidas see käib. Siin töötas mu sõbranna ja me väga palju arutlesime seda, kuidas ta töötab, mida ta teeb. Mobiilne noorsootöö on väga mitmekesine töö. Kus te veel teate, et noorsootöötaja töötab kontoris, tänaval, üldse noortega igal pool korraldab üritusi ja käib igal pool ise ka. Et see on päris huvitav ja siin on ruumi, kuhu areneda edasi. Ja põhimõtteliselt ma valisin just mobiilset noorsootööd seepärast, et see pakkus mulle huvi ja ma mõtlesin, et töötades siin ma saan rohkem aidata ja kätte saada erinevaid noori. Siis üks eriline lugu, mis jäi meelde, on seotud ühe noorega. Ta oli 13 aastat vana ja siis me saime teada, et juba mitu päeva järjest ta ei maga kodus, ta lihtsalt magab kuskil kas või päriselt tänaval või sõpra juures, puhtalt sellepärast, et tal oli vägivaldne pere. Ja me pidime leidma talle lihtsalt koht, kus ta saab magada. Ja nii juhtus, et üks öö ta viibis meie kontoris.
nii see on. Me lihtsalt andsime talle süüa, olime temaga ja järgmine päev, kuna selline lugu sellest loost juba lastekaitse teatis ja siis noorsoopolitseinik juba tegeles selle noorega, et me pidime helistama noorsoopolitseinikutele ja tuli tema juurde üks noorsoopolitseinik, kes juba teatis teda ja tegelikult järgmine päev me viisime teda lihtsalt turvakodudesse. Lõppude lõpuks lõppes see nii, et muidugi ta ei tahtnud seal olla, tal oli mugavam olla tänaval noortega, sõpradega tegelikult ja ta ei tahtnud koju minna, muidugi ta ei tahtnud seda teha, aga lõppude lõpuks, kui me olime seal turvakodus, siis viimane, mis see noor ütles, et kas te tulete mu järgi, kas te ei unusta mind, kas me veel näeme ja see oli kõige raskem võib-olla minu töö juures olukord seda näha ja seda teha. Põhimõtteliselt, mis on kõige olulisem, et õpetajad ja vanemad vähemalt märkavad, et midagi on valesti ja nende noor, nende laps vajab mingi toetus ja abi ja kui nemad, mitte õpetajad, mitte vanemad ei saa seda pakkuda, siis võib-olla aidata leida ka noortele seda abi kuskil mujal. Ja siis koolis oli nii, et mina ja mu kolleeg, me olime kõigepealt kuulajad, head kuulajad, sest noored ja noor, see just konkreetne noor vajas, et teda kuulatakse ja aktsepteeritakse nii, nagu ta on. Okei, las olla, ta teeb mõned halvad asjad, las nii on, võib-olla selle taga on mingi põhjus, miks ta nii käitub ja miks ta nii teeb. Ja minu eesmärk on ka uurida, mis selle taga seisab ja miks ta nii käitub. Ja seal tulevadki erinevad probleemid, millega sina hakkad tegelema nagu noorsootöötaja. Et see käitumine on juba tagajärjed, aga seal ongi mingi probleem. Ja siis põhimõtteliselt lisaks sellele me arendame koos noortega nende sotsiaalsete oskuste, et kuidas suhelda, kuidas, ma ei tea, oma mõtteid väljendada, sest nad ei oska seda ka teha, kuidas oma emotsioonidega toime tulla, see on ka väga oluline oskus ja sellega me aitame nii palju ja lihtsalt meil on aeg nendele. Me oleme siin, olgu siin 2 tundi, 3 tundi, 1 tund, aga me oleme just nende jaoks. Me ei õpi nii sama, et jah, kool see on täitsa see on formaalharidus ja see on arusaadav, aga ongi nii, et õpetajatel võib-olla ei ole nii palju aega tegeleda sellega ja selleks oleme meie. Ma arvan nii palju tegelikult, et kõigepealt noor saab aru, et ta ei ole üksinda selles maailmas üldse, et on inimesed, kelle juurde ta saab pöörduda ja keda ta saab usaldada, sest ongi see usaldusliku kontakti loomine, et kui noor ei usalda sind, siis mitte kunagi ei ütle sulle oma probleemides, oma vajadustes, ta ei küsi sinu käest mitte kunagi mitte midagi. Ja läbi meid, ma arvan, noored ikka saavad aru, tegelikult nad saavad aru üldse, kui palju maailmas toimub, mis võimalused nendel on tegelikult, et kuhu nad võivad minna, mida nad võivad teha ja läbi seda ma arvan, et ka erinevad eelarvamused ka noortel lähevad ära, kaovad. Et täiskasvanu ei tähenda halb ja midagi veel. Et me oleme noortele alati kättesaadav ja me oleme seal, kus on noored. Põhimõtteliselt me oleme sihuke side noored, ühiskond ja noorsootöötajad, eriti mobiilsed noorsootöötajad. Me oleme nende jaoks olemas ja näiteks, kui midagi on vaja uurida just noorte käest, mida nemad arvavad, mida nemad tahavad. Et noored tihti võib-olla ei vaata mõned uuringuid, nad ei taha vastata küsimustele mingi ametlikult, et me oleme see side nende ja ühiskonna vahel. See on üks oluline asi, mis ma arvan, mis toob üldse haridussüsteemis kasu ja jah, ma arvan, et noorsootöötajad üldse on väga olulised noorte jaoks.